Ja oleme jälle siin tagasi stuudios, kus on meil vahetunud külalisid. Nüüd on meil siin kokku neid, ma pean nüüd lugema 1, 2, 3, 4, 5 tükki ja 4 neist on saba taga põhjusel, et järgmine aasta saab olema Rotti aasta ja sina, Urmas, teid nüüd siin väntsutad rahumeeli. Ja mulle väga meeldib, Kristiina andis mulle selle ühe Rotti siin pihku ja ma tunnen, et sa oled nagu Rotiratas, sa oled Rotiratas. Mul on nagu kõvasti tööd. No, Kristiina Mäeorg on aastaid juba siis nii-öelda tegelenud rottidega ja väga mõnusasti. Kus see harrastus alguse sai järsku? No ütleme nii, et ma olen juba koos loomadega üles kasvanud, et mul on olnud lapsest saadik igasugune ärilised alates lindudeni välja ja rott on nagu olnud see, kes on jäänud siis. See isend, kes teil parasjagu käes on, see on üsna karvutu. Kus ta kasukas jäi? Tegite soengu vana aasta õhtuks või see nüüd nii on? Et tema ei jõudnud ja juuksurisse. Ta tõmbaste kiilaks ära. Aga tegelikult... Et tema ongi nüüd sellist tõugu, kellel ei olegi karvu. Et ta sünnib, siis tal kasvavad väiksed karvad ja siis ta kaotab need ära, kui ta täiskasvanuks saab. Ja selliseks ta jääbki. Nagu sfinksid? Nagu sfinks põhimõtteliselt, jah. Ongi sfinks-rott? No ta on ametlikult on ta küll topeltreks, aga sfinks on selline, kelle ei ole üldse vurre ka, aga temal on nüüd vurrud vähemalt jäänud. Mis iseloomuga see rott on koduloomana, sest tegelikult ütleme ausalt öeldes, et meil on ikkagi poed, kus müüakse rotilõkse ja siis inimesed neid üldiselt omale majapidamisse enamasti väga vabatahtlikult ei taha. No see ongi jah üks selline väär arusaam. No eks sealt USA filmidest ka näidatakse, et rott on selline räpane loom ja et ei jäänud selline mulje nagu, et levitab haigusi ja kõik, aga tegelikult rotid on nagu ka näha hästi uudishimulikud, hästi sõbralikud, seltsivad, et nemad ei taha seal üksi puuris istuda, tahavadki inimese lähedust. Kas see tähendab, et nüüd ta tunneb ennast hästi või ei tunne ennast hästi? Tunneb ennast hästi, sa meeldid talle ilmselt. Et hakkas ennast puhastama, siis on nagu kõik on korras ja kõik on hästi. Et jah, et sellised seltsivad loomad on. Palju teil neid on kodus? No see on jälle selline vaheldu. Ütleme nii, et püsielanikke on seal kuskil 15 ringis keskmiselt, aga rekordajal on olnud lausa koos poegadega 60. See päris palju. Seda on päris palju, jah. Aga muidugi ega igapäevaselt nii palju neid ei ole. Ehk te kasvatate neid sellepärast, et inimesed tahavad endal rotti pidada. Nad tahavad lemmikloomana neid... Tahavad endale sõpra koju, jah. Kes oleks siuke sõbralik ja uudishimulik. Sfinksist me juba korra rääkisime. Mis iseloom on sellel rotil? Kas on kodus loomaks, lemmikloomaks? Hea iseloom on. Mis see tähendab? Kuidas ma saan... Mul on koer, see sitsib ja lööb trummi, kui ma tahan. Aga rottidele on ka võimalik väga lihtsalt trikke õpetada. Maiuse peale nad on kõike nõus tegema. Nime peale tulevad kohale, kui õpetad ja... Kui teil on 60 rotti, kas igalühel on oma nimi? Ja on. Enda rottidel on ikka omad nimed, aga need pojad, kes lähevad uude kodusse, nemad saavad ikka oma nimed. Kuidas siis on? Kuidas minu uue sõbra nimi on? Tema on Lumepall. Eks ta on natuke näeb välja ka selline. Ta näeb, jah. Tema nimi on Lebo. Ta on siuke rahulik lebotaja ja siis ta saigi endale sellise nime. Mis tõugu lumepall on? Lumepall on reks, ehk siis täpsemalt tumboreks. Tumbo tähendab seda, et tal on sellised lontis elevandi kõrvad nagu. Tal natukene on ja mis mulle väga meeldib, et tema, ma ei tea, kas need on siis vurrud või nagu koertelkassidel vibrissid, kuidas seda nimetatakse, need on väga lokkis. Jah, reksidel ongi sellised krussisvurrud. Et tema on siin need kikiskõrvadega, temal ei ole sellised tumbokõrvad, et tema on kikkõrv näiteks. Et see ongi tumbol on vahe, et tumbodel on sellised suured lontiskõrvad. Ma tahtsin just öelda, et Urmas vist meeldib talle oluliselt rohkem kui mina, sest ma mitu korda olen pakkunud talle oma kätt lahkelt jalutamas, aga ei, ta ei hakka tulema. No mis te ennustate, kui nüüd roti aasta tuleb, kas see võib olla nüüd uus trendiloom järgmiseks aastaks, et ei 60 rotist majapidamises jääb väheks, tuleb neid rohkem juurde toota, sest kõik tahavad omale majapidamisse mõnda. No ma loodan, et ta nüüd väga populaarseks ei lähe, sest siis kiputakse tihti liiga kergekäeliselt võtma neid loomi. Aga Eestis ikkagi on rott juba üsnagi populaarne loom. Ma saan aru, et te tegelikult reisite ka üsna palju nende rottidega koos. Jaa, nemad on harjunud meil reisima igal sinna poole. Põhjanaabrite juurde laevaga, kas neil oma passid on olemas? Kuidas see käib? Rottidel ei ole vaja passi tegelikult. Et nendel ei ole vaja. Ehk roti puhul on ikkagi tõenäoliselt see, et keegi kusagil elab veel ka selles keskkonnas, näiteks laevas on ikkagi väga suur. Jah, võib-olla mõni sõber seal juba looduslikult olemas kuskil. Mida see tähendab, kui tuleb roti aasta? Kas see teie jaoks kuidagi nagu midagi ütleb selle aasta kohta? Milline see aasta iseloom siis sellisel juhul olla võiks? No minule jaoks on iga aasta roti aasta tegelikult. Mis on täiesti loogiline. Ütleme niimoodi, et viimati tuleb võib-olla selline aasta, kus inimesed on väga uudishimulikud.
ja seda me näeme ka suhelda. Meil on ka uudishimulikke inimesi on meil seal serva taga, kõik kaamera lehvitavad. Tahavad võib-olla inimesed ka rohkem üksteisega suhelda, nagu rotidki tahavad suhelda hästi palju, et ilmselt midagi sellist see aasta tuleb. No see Rott on küll väga uudislik. Ma arvan, et Urmas, sa oled saanud endale uue sõbra. Palju õnne su perekonnale. Teil on tundub uus kaaslane olemas. Meie lumepalliga mõistame teineteist pooled sõna.